Esimesena on meil külas Andreas Melts ehk tuntud ka kui Ai Andreas. Andreas on sisulooja, kes on tuntuks saanud oma suurepäraselt halva inglise keelega, mida te tõenäoliselt olete näinud tema TikToki videotes ja lisaks sellele tegeleb Andreas igapäevaselt ka sportimise ja usinalt lugemisega. See ei ole meil sugugi esimene kord Andreasega koos juttu puhuda. Me tegime seda ka mõned kuud tagasi minu podcastis, nii et mul on ülihea meel Andreast jälle taas näha. Tere tulemast, Andreas! Oi, miks sa üles ajasid mu? Ma just vaatasin, et sul tundus seal nii mugav, et ma peaaegu isegi tahtnud sind segada, aga meil on aeg natuke juttu puhuda nüüd. Okei, ülimonus, päris hea diivan. On ju. Räägi, kui sa ei oleks praegu sisulooja, siis mis sa arvad, kes sa oleksid? Näiteks politseinik. Politseinik? Või siis ratsatreener. Oho, miks sellised valikud? Sest et hobused on mu kõige suurem hirm ja mulle meeldiks tegelikult sellest hirmust üle saada. Ja olla ratsatreener. Ja näiteks hobustega saab ju teraapiat ka teha näiteks. Saaks aidata inimesi. Ja politseinikuna ma saan ikkagi nagu õiglust jalule seada. Okei. Päris suured ambitsioonid sul. Väga tore kuulda. Ma isegi tahaks sinusugust politseinikud tänavatel näha. Ma arvan, et siis ma kui hea meelega lehvitaksin ka sulle. See oleks päris tore. Jah, võib-olla lehvitamisega see minu kompetents ka piirduks, aga... Räägi, kuidas sul vahepeal läinud on? Viimane kord, kui me mu podcastis rääkisime, on ju, siis sa olid vaikselt otsi kokku tõmbamas oma eelmises töökohas Boltis ja nüüd ma olen näinud, et sa oled ikkagi täiskäigul sisuloome maailmas edasi pannud. Kuidas sul sellega läinud on? Anna meile selline väike ülevaade, millega sa praegu tegeled. Ja mul tuli kohe meelde see, oled näinud autode multikat või? Seal on see pikne McQueen, tal on silmad kinni, ta ütleb kiirus, olen kiirus. Täiskäigul edasi. Jaa, praegu läheb päris hästi. Tegelen sisuloomega, selle naljatlemisega TikTokis on ju ja teeme siin igast ka sükseid, podcasti on palju öelda, ütleme, kui sina siin istud, siis ma ei saa nimetada seda asja podcastiks, mida me teeme. Aga jah, selles mõttes ja väga huvitav žanr, mis minu jaoks tekkis, oli see musical comedy, eks ole, või selline muusikaline komöödia, ütleme eesti keeles siis. Kus siis ma käingi erinevatel üritustel siis mängimas kitarri ja laulmas aga teen seda läbi sellise nagu nalja prisma. Kas see ühendab ka sinu jaoks mingit kahte sellist põhilist hobi, mis siis leidsid oma tee kuidagi kokku, on ju? See on päris äge. Ja kloun ma olin alati, on ju. Ja viiulit mängisin ja kitarri natuke ja nüüd ma sain tõesti need kokku panna. Igati loomulik asjade areng minu meelest. Jah. No täna me keskendume sellisele udusele ajaperioodile ühe noore inimese elus, mis algab siis, kui sa gümnaasiumist lahkud vaikselt, on ju, ja siis parasjagu sinna päris ellu astud. Mis tunded või mõtted üldse sind sellel eluetapil valdasid? Nii palju, kui sa mäletad? Jaa, üpris kõlan nagu vana mees juba, nii. Siis, kui mina veel koolis käisin. Siis, kui minu vana isa. Ma arvan, et üpris segane kaldkriips nagu tundmata või siuke teadmata tulevik oli minu jaoks tol hetkel, on ju. Ja ma ei mõelnud absoluutselt tuleviku peale, päris ausalt. Päriselt kohe nii? Jah, päris ausalt. Gümnaasiumis ma olin, nagu me varem rääkinud, eks ole, tubli õpilane, kõik. Kool oli minu jaoks selline väga hea süsteem, kus kasvada ja kus vohada on ju. Et see ongi, ma sain, eks ole, 5 kätte, kõik oli tore, see oli nagu see minu süsteem ja seal nagu ma ei mõelnud väga palju, ütlen ausalt, selle peale, et mis siis saab, kui see süsteem nagu läbi saab. Nagu see iga inimese jaoks saab, on ju, peale 12. klassi. Ja niimoodi ma seal kuidagi ujusin seal sees, on ju, üpris enesekindlalt. Ja mingil hetkel tuli, eks ole, see, et tuleb hakata ülikooli minema. Tuleb hakata, mina soovisin minna ülikooli, on ju. See oli see minu otsus. Ja sealt äkki tekkis nagu mingi paanika natuke minu peas. Et mis nüüd saab, ma käisin ka, eks ole, Saksa gümnaasiumis, ehk siis ma tahtsin minna ka Saksa ülikooli. Vot ma ei olnudki seda linki varem teinud, et Saksa gümnaasiumis ja sellepärast Saksa ülikooli. Täpselt, et kuna ma käisin Tallinna Saksa gümnaasiumis, siis nagu lõpueksamid olid ka meil saksa keeles, on ju. Ja siis ma tahtsin minna Saksamaale, et saada seda rahvusvahelist kogemust. Aga siis ühel hetkel ma nagu taipasin, et aga nagu minu jaoks ei tehta seda ära. Niimoodi nagu õpetaja toob, eks ole, matemaatika kontrolltöö paneb lauale, nüüd hakka tegema, on ju. Et keegi ei tule kuskilt Saksamaalt, ütleb, et siin on nüüd sinu lennupilet ja siin on sinu nüüd ülikooli koht ja nüüd palun tule, on ju. Et seal tuli hakata ikkagi ise tublisti vaeva nägema. Ma olen hirmus halb organiseerija. Maria, ma olen õudne.
nagu ma teen seda klounaadi ja ma teen kõik esinemisi, aga kui tuleb orgunnida midagi, ma arvan, ma olen kõige halvem manager maailmas. Oi, ma just mõtlen, et kas või see, mis sa praegu teed, kas seal nagu see managemendi oskus on ju tegelikult väga vajalik? On ja see on õudne. Meil on tiimis mitu inimest, kes hea meelega aitaksid sul ka organiseerimisega tegeleda, nii et kindlasti peale meie tänast esinemist arutame seda. Nii sul jäi jutt pooleli, et sa said aru, et sul ei toodagi neid Saksamaa lennupileteid kätte. Just, täpselt. Ja minu jaoks jäid sõelale, ütleme, räägime sellest, mida ma üldse tahtsin õppima minna. Et minu jaoks jäid nagu lõppkokkuvõttes sõelale 2 asja. Üks oli nii-öelda märksõna all keeled ja teine oli märksõna all muusika. Asi, millega ma praegu ka tegelen. Ja muusika mingi hetk minu jaoks kukkus ära, sellepärast, et mina sain aru, et ma oleks pidanud palju rohkem eeltööd tegema. Et siin ka nagu kõikidel inimestel, et kui teil tõesti on mingi suurem eesmärk, siis nagu rohkem eeltööd teha ja pikemalt. Ja see tähendas seda, et ma oleks pidanud minema kuskile Austriasse veel Saksamaale, neid eksameid, eeleksameid tegema, eks ole, kas siis viiulis või klaveris. Ja seal oli natuke nagu palju minu jaoks, ka ajaliselt oli nagu liiga kiire ja siis jäi sõelale teine pool, keeled. Ja kuna mulle keeled on hullult meeldinud kogu aeg, saksa keel tuli väga ruttu, siis ma mõtlesingi, et aga mis siis, kui prooviks midagi eksootilist? Ja mõne jaoks võib olla täiesti idiootne mõte, ma läksin õppima hiina keelt. Saksamaale ka veel. Minu meelest just see Saksamaa detail seal juures teeb selle veel segasemaks minu jaoks. Et nagu ühte keelt, aga veel 3. maasse. Jah, see oli tõesti huvitav, et tegelikult kultuuriliselt ei saaks olla nagu 2 erinevamat maailma, kui on Saksamaa ja Hiina. Et selles mõttes oli julge samm. Ja jällegi, selles mõttes ma astusin või hüppasin tundmatus kohas vette, mida ma suvel ei soovita kellelgi teha. Aga jah, et ma nagu ei teadnud, et mis nagu saab, on ju. Ma ei teadnud, mida ma sellega tegema hakkan. Hiljem tegelikult. Aga huvitaval kombel ma nagu tahtsin minna. Ja ma nagu tahtsin selle riski võtta ja peamiselt selle kogemuse pärast, et olla välismaal. Et mind see nagu välismaa tõmbas hullult. Et ma mõtlesin, et ma tõesti praegu, Eestis ma saan ju alati olla. Aga praegu on võimalus minna Saksamaale natuke lihtsamalt võib-olla kui teistel, kuna mul on seal Saksa lõputunnistus. Ja siis ma selle sammu ette võtsin ja nii ta nagu hakkas seal minema. Eks siit võib järeldada, et sinu soovitus ka meie vaatajatel on see, et kui vähegi välismaale tõmbab, et siis sinna kindlasti seda tunnet peaks nagu järgima sinna välismaale, kuhu kutsub parasjagu. Jaa, absoluutselt. Ja ilmselgelt ta on keerulisem, on see siis rahaliselt või on see lihtsalt kultuuriliselt, on ju keeleliselt, mis iganes. Aga nagu sa ka enne ütlesid, on ju, et alati saab ju tagasi tulla. Või alati saab, eks ole, kas lõpetada ülikooli või pooleli jätta, kui sa tunned, et see on tõesti kõige õigem sinu jaoks, on ju. Et seal on nii palju selliseid punkte, mida tuleb enda käest küsida. Mul tuli praegu meelde, et siis, kui me mu podcastis sellest rääkisime, siis sa kirjeldasid seda kuidagi nii, et kui sa sinna Saksamaale läksid, et see oli nagu helesiline laguun, aga külm. Ja minu meelest see võtab just selle välismaale mineku nii hästi kokku. Ma küll, mitte, et ma ise seal oleksin seda kogenud, aga nii palju, kui ma olen enda mingite klassikaaslaste kõrvalt näinud, kes läksid, siis just see sama, et selline mingi tundmatu maa, jube äge, aga samas ka parajalt külm, et paras katsumus. Räägime sellest välismaast kohe veel, aga enne ma küsiks seda, et mida sa üldse gümnaasiumi lõpueksamitest mäletad, et sa ütlesid, et olid saksa keeles sul? Olid küll ja enne kui sa siin, ma ei tea, see oli mingi intro või mis sul oli siin, sa rääkisid, kuidas sul läks kehvasti. Või ütleme, vähemalt sinu sõnul läks kehvasti. Siis see kõnetas nüüd meeletult ja täiesti nagu resoneerus sellepärast, et ma olin eesti keeles näiteks väga tugev. Eesti keele eksam midagi mikka on ju, et see ei olnud saksa keeles. Ja ülitugevad olid kõik need eeleksamid või proovieksamid, kuidas iganes neid nimetati on ju. Siis tuleb eksamipäev ja ma mäletan seda ülihästi, ma sain vist mingi 78 punkti 100. Nalja teed või? Mul oli täpselt see sama, mul oli matemaatikas täpselt samamoodi, et 70 või 74-78, ma ei mäleta kumb oli kumb, täpselt samas. Seepärast ma ei julgenud öelda ka, sest mõne jaoks on väga kõrge tulemus. Kui sa teed proovieksami 99 punkti, siis sa mõtled, et mis muga juhtus. Sa mõtlesin küll, et issakene, mida ma nüüd teen. Nagu ma olin ehitanud terve gümnaasiumi ajal seda sellist nagu see ole sisulooja nagu lood mingit sellist brändi, personal branding on ju, et vaid ma olen see eesti keele vend ja siis tuleb see eksam ja siis lihtsalt kukkusin, et see oli kindlasti tol hetkel, see oli mingis mõttes löök natukene sain lüüa ise on ju, ise endalt, aga
aga jah, et ja noh, veel suurem ebaõnnestumine tuli tegelikult mul suulisel eksamil. Meil oli nii, et ma tegin, mõtlen, oli saksa keele eksam, mata eksam, mis kusjuures oli saksa keeles, aga siis see arvutati ümber Eesti süsteemi veel pärast nagu topelt nii-öelda. Siis oli eesti keel, siis vist oli bioloogia või, ma ei tea, ja siis oli ajalugu, oli suuline eksam. Ja mina arvasin, et mina kavala inimesena valin ajaloo, kuna see on kõige vähem raskem nendest valikutest, mis seal oli. Teised vist olidki bioloogia ja füüsika, noh reaalainetes, nagu kõik ilmselt on aru saanud, ma väga hea ei ole. Ja siis tuli see ajaloo eksam ja pidin saksa keeles rääkima mingist teisest maailmasõjast ja meil oli siuke süsteem, et 15 punkti oli maksimaalne ja ma sain 2 punkti. Mis noh, ilmselt ka esimese klassi õpilane saab aru, et see on päris vähe. Et miks ma sellest räägin? Põhipoint on nagu see, et okei, ma failisin nendel eksamitel, noh mõne jaoks võib-olla mitte, mõne jaoks täiesti on ju. Enda arvates pigem failisin, aga mind on nagu otseselt väga palju mõjutanud, küll ei ole nüüd hilisemas elus on ju. Et nii-öelda ülikooli ma sain ka sisse, seal eks ole nii-öelda tuli täitsa uued mingid eksamid on ju, see on huvitav, vaata ülikoolis, kui sa sisse saad, siis hakkab nagu täiesti teine süsteem on ju. Täiesti, nagu öö ja päev. Jah, täpselt. Aga seal ei küsitud sul gümnaasiumi lõpueksami neid tulemusi kuidagi? Seal küsiti nii-öelda mingit keskmist või? Jah, keskmine hinne, mis sulle pannakse nagu lõpus ja sellega nagu ma sain sisse. Just. No see on jah, mulle meeldis, et sa ütlesid, et see on hästi suhteline, et noh, nii nagu me suga avastasime, et tegelikult mõlema jaoks see 78 punkti oli nagu kõvasti alla meie võimete, siis ma mäletan ka seda, et kui mul ma ei tea, sõbrad kuulsid, et sul läks nii, siis olid need, mis mõttes sa oled kurb, mis sul viga on, sa saad sellega igale poole, rääkimata, et mul polnud vajagi neid eksamid, aga ometi see lüüa saamise tunne on nii vastik. Ma ei tea, kuidas sul oli või kas mõnel vaatajal on samamoodi ka meil koolis ka sellel eksami ettevalmistuse ajal ülipalju toodi näiteid, et näed, see on meie kooli õpilane, ta sai 99 punkti eesti keele eksamil on ju. Ja siin räägiti niimoodi nendest meie nii-öelda eelkäijatest on ju, sa saad selle proovi-eksami sama suure. Ja siis see reaalsus hitib ja see on nagu midagi täiesti muud. Aga mul on hea meel, et me saame tõestada, et see ei loe tegelikult absoluutselt. Ja see on täpselt selline asi, et sa korra need paar päeva oled ülilöödud ja siis sa juba mõne aja pärast sa ei suuda isegi meenutada, mis need punktid täpselt olid. On ju. Ma ühe punkti lisan siia juurde veel. See on ka nii-öelda gümnaasiumi lõpus, noh, kas sa oled siis 18 või 19 näiteks on ju, siis näiteks ütleme worst case scenario, sa ei saa minna sinna ülikooli, sul näiteks jääb mingi aasta jääb vahele nii-öelda. Noh, mis sa siis teed selle aastaga, see on täitsa omaette teema, aga nii-öelda sa võid mõelda, ai, ma nüüd jään maha. Sest noh, üks aasta inimese elus, kui sa oled 18-19 on nagu meeletu pikk on ju. Ja noh, tegelikult mida vanemaks mina vähemalt sain, seda rohkem ma sain aru, et noh, et see on nagu fine, sest et seda aega on tegelikult nii palju. Et noh, sa võid jääda, eks ole, jääda nii-öelda maha aasta või 2 või 3, sa lihtsalt ühel hetkel sa lihtsalt leiadki selle mingi õige asja, mis sa teed ja lihtsalt proovid on ju. Ja tegelikult see on nagu lõppkokkuvõttes fine. Vaat siis ütlesid ka, et ülikooli minnes kuidagi see oli nii suur erinevus võrreldes gümnaasiumiga ja minu meelest seal nagu minu jaoks see hea lohutus oli ka see, et ülikoolis on erinevas vanuses inimesi. Ma ei tea, kuidas teil seal Saksamaal oli, aga meil oli nagu kõike. Okei, jaa, ajakirjanduses valdav enamus on neid, kes on tulnud otse gümnaasiumist, aga seal ei ole sellist asja, et keegi nagu paneb tähele, kui sa oled hiljem tulnud. Seal on nagu kõik täiesti segamini. Või kuidas teil seal Saksamaal oli? Jah, väga nõus ja väga sarnane. Meil oli loengus, ma mäletan, see oli vist kas oli mingi Jaapani kultuuri, noh meil oli üldse nii-öelda Kagu-Aasia, sellised teadused, seal räägida Jaapanist, Koreast. Vist Jaapani ajaloo seal kursusel oli üks mees, kes oli vist 75 äkki või. Ossa. Ja minu jaoks see oli väga lahe. Et see näitab muidugi sellist võib-olla ühiskonna mingit arengut või sellist, et noh Saksamaal haridus kui selline ja selline intellektuaalne kuidagi ruum on ju kindlasti suurem ja pikem ajalooga kui meil Eestis on ju. Et seal on see täiesti okei, et sa oledki näiteks, sa oledki mingi 2 lapse ema või sa oledki vanem härra, vanem proua on ju, ja sa lähed lihtsalt ülikooli. Aga noh, okei, seal kõrval on ka see, et seal oli noori, ütleme siis kuskil 30-ndates, kes olid 10 aastat olnud bakas või magistris. Et noh, seal on ka siuke äärmus on ju. No igal juhul kirju seltskond ja sellepärast põdema ei pea, et kui sa ka esimesel raundil sisse ei saa või ma ei tea, eriala vahetad, siis see on nagu tegelikult ülinormaalne ülikoolis ja mul on tunne, et seda keegi mulle kuidagi ei öelnud või ma vist ei taibanud küsida ka ja siis ma ütlesin kohale oli mingi et keegi ei panegi tähele, kui sa otse gümnaasiumist siia ei ole tulnud on ju. Räägime nüüd sellest välismaa õppimise kogemusest korraks uuesti. Kui sa peaksid seal ühe sõnaga võtma kokku, siis mis sõnaga sa seda kogemust kirjeldaksid?
kui Anna mulle nüüd küsimused saatis, siis ma ütlesin, et jätaks kõik küsimused vahele, võtaks ainult selle küsimuse ja ma vastaks tore. See annab kindlasti väga palju väärtust. Ja ma just tahtsin öelda, et tore see kõige kirjeldavam omadussõna eesti keeles üldse. Ma ei tea, ühe sõnaga on muidugi keeruline. Kui peaks, ma ütleks, ma arvan rikastav. Aga nüüd, kui natukene süvitsi minna, siis ta oli kindlasti raske ja ta viis mind mugavustsoonist välja. Rahaliselt oli alguses raske, kultuuriliselt ka ikkagi, sest et samamoodi nagu ma rääkisin, et kool on süsteem, kus mul oli mugav, on ju. Ja osaliselt ka sellepärast, et mind ju teati, mu klassikaaslased, õpetajad, mind ju teati, on ju. Ja siis ma lähen, eks ole, Berliini, kus on vist 3+ miljonit inimest ja seal ma tõesti esimest korda kogesin, et mitte kedagi ei koti. Mitte kedagi ei huvita, kes sa oled, kus sa tuled, nagu et kes su vanemad on, mis iganes, tõesti, mis nagu Eesti kuskil koolis võib olla nagu kreedo, on ju, et toai, et mul on mingi see vend ja see õde ja ma tegin seda, on ju. Et see oli selline väga värskendav kogemus ja selline humbling, kui ingliskeelset sõna kasutada. Ja seal oli kindlasti, ma ütlen ausalt, üks asi, millest nüüd võib-olla räägitakse rohkem, aga ei ole palju räägitud, on selline üksildus. Välismaal olles. Räägime sellest. Et nagu sõprade leidmine tegelikult oli minu jaoks ka alguses päris keeruline. Et eriti siis, kui seda elu katavad mingid sellised pilved, et kuidas ma nüüd mingi hakkama saan, kas ma valisin õige eriala, mingi, et majutus, välismaal, eks ole, on see veel raskem kui Tallinnas või Tartus või kus iganes Eestis. Ja siis tuleb, eks ole, mingit sotsiaalelu veel arendada seal kõrval, et see oli minu jaoks päris keeruline. Tore hetk oli siis, kui ma elasin esimene pool aasta vist tegelikult, elasin ühes ühikas, kus ma tuleb välja, olin enda korrusel ainuke eurooplane. Ja saad aru, ma olin siukses šokis alguses, et selle esimese 6 kuu jooksul, et ma ei saanudki aru sellest. Seal oli inimesi Hiinast, Costa Ricalt, Indiast, Pakistanist, igalt poolt. Ja ma olin ainuke eurooplane. Ja seal oli hästi tore üks hindu, see oli üldse üks suur hindu grupp, poisid Indiast ja nemad tegid alati õhtuti, kui mina tahtsin, eks ole, siukse tubli Euroopa poisina minna kell 10 või 11 magama, nemad hakkasid õhtusööki tegema, alles panid mingid tšaid ja tegid igast mingit sööki, jooki seal ja kõik seinad kostusid läbi. Ja siis ma üks õhtulist läksin sinna ja nad pakkusid ka mulle seda tšaid, mis on, eks ole, nende siuke piimatee. Ja siis ma küsisin, kuule, et kas ma nagu magada ikka saan või? On see kange või? Ei, kõik fine. Jõin seda, mitte sekundit ka ei maganud see ööl. Ja ikkagi paras kultuuris šokk on. Ja see oli šokk, aga miks ma sellest räägin? See oli näiteks, sealt tuli mul üks hästi hea sõber, üks emu, kes nüüd elabki Mumbais ja kellel ma ka külas käisin seal ja reisisime ringi ja et see oli nagu siuke esimesi hetki, kus ma reaalselt nii naljakalt, kui see kõla leidsin sõbra. Ma seda üksilduse teemat olen ka palju arutanud just enda mingite tuttavatega, kes on välismaal käinud ja igalt poolt kostub see sama asi, mis sa ütlesid, et sa lähed sinna, see algus võib nagu mõne jaoks väga raske olla, on ju, eriti kui need, kes läksid koroona ajal, on ju, võib-olla seal sa isegi, sa ei näinud füüsilist neid inimesi, kellega sa käisid, aga mida nad kõik lõpuks ütlevad, et kui sa sealt piisavalt kaua vastu pead, siis ja seal mingid oma inimesed leiad, siis see on nagu niivõrd palju väärt lihtsalt. Sest ka ma mäletan üli hästi seda, et ma käisin esimesest kuni 12. klassini samade inimestega koolis. Sama klass, ma isegi vahetanud põhikoolis on ja mäletan seda hirmu nii väga, et sa lähed uute inimestega, aga meil Tallinnas, ikka, meil on seal üle Eesti on inimesi kokku tulnud, aga ikkagi nagu keegi ikka kuskilt kedagi teab. Ja ma olen vahel isegi mõelnud, et ma olen päris kade nende inimeste peale, kes saavad minna selles mõttes täiesti nullist alustada, et mida kirjum seltskond seal koos on, seda tegelikult rikastavam, nagu sa Kiisi ütlesid, see võib olla. Ja veel üks kiire kommentaar ja koduigatsus oli tõesti suur, aga ka nagu selles mõttes nagu positiivse poole pealt, et ma hakkasin nagu armastama Eestit veel rohkem. Mis on kõlab võib-olla klišeelikult või loogiliselt on ju, aga ma mäletan väga hästi seda hetke, kui oli ma ei tea, kas oli siis noorte laulupidu või üldlaulupidu, mille siis otseülekannet ma vaatasin, eks ole, arvuti kaudu Berliinist. Ja ma istun seal korteris ja nutan, laulan kaasa neid laule ja see oli nii tore. Ja jällegi siuke hetk, kus ma sain aru, et et ma nagu uhke on olla eestlane. Ja see on ka selline kogemus, mille puhul ma olen mõelnud, et
et vahel on kahju, et ma võib-olla seda välismaa teed läinud, mitte et see mul oleks kunagi laual olnud, aga just seesama ka nagu Eestimaa, kodumaa saab täiesti mingi uue tähenduse, kui sa mõnda aega sellest täiesti eemal oled. Mis su mingi selline top 1 kõige praktilisem soovitus oleks neile, kes on ka, vist välismaale minekuks sa pead päris vara mingid asjad ära registreerima, ehk tõenäoliselt need, kes nüüd sügisel lähevad, nad ka juba teavad või on selle plaani võtnud. Mis see üks nipp seal kohapeal kohanemiseks on Andresalt? Selles mõttes on see keeruline, kuna see on igal pool erinev, on ju. Ja nende mingite, nagu ma ütlesin, orgunnimise koha pealt, et mingi, mis paber siia-sinna, selle kohta ma ei oska mitte midagi öelda. Ja see on täielik põrgu. aga mida ma arvan oskan öelda, on see, et lihtsalt nagu ütle asjadele jah alguses võimalikult palju. Kui sa oled välismaal. Et nagu mine sinna peole või mine sinna üritusele või saa kokku nende inimestega, on ju, või mine sinna loengusse. Et või tõesti, et kas või et mine mingisse teise loengusse, mis ei ole isegi sinu oma, on ju, või nagu sinu õppeprogrammis sees. Et lihtsalt nagu see ongi katsetamise periood. Et see ülikool on ka, eks ole, selline süsteem muidugi, mis peabki olema nagu mingites raamides, on ju, aga sa võid ju vabalt sees mängida. Et miks mitte minna vahepeal siia loengusse, et lihtsalt aga ma arvan, et põhipoint on ikkagi inimesed. Et miks ülikooli minna on nagu mingi network, mingid uued tutvused, inimesed on ju. Et sellepärast ma ütlen jah, et mine, nagu ütle jah. Mine võimalikult palju kuskile nende välja. Öelge jah. Ma siinkohal tuletan ka meie vaatajatele meelde, et te saate ka siin reaalajas Andresele küsimusi jätta. Meil on mõned ka juba laekunud, mis me varsti võtame ette, aga ma tahtsin siinkohal ka väikse meeldetuletused teha. Ülikoolist rääkisime, on ju. Ma nüüd võib-olla tuleksin korraks selle töömaailma juurde tagasi, on ju. Et ka minu podcastis viimati rääkisid, et sa otsustasid töö Boltis selja taha jätta. Neil, kes seda pole kuulanud või kes pole kursis, räägi lühidalt, mis sa Boltis tegid ja miks sa lahkud otsustasid? Kõigepealt, kui te ei ole näinud seda, siis palun minge vaadake. Maria teeb väga häid podcast'e. Mis sa nüüd? Aga teema juurde tulles, mis ma seal tegin? Ma alustasin seal kliendi toeosakonnas. Ehk siis, kui sina jätsid oma kindad taksosse ja siis sa kirjutasid meil ja siis mina olin üks nendest, kes sulle vastas. Ja siis ühel hetkel ma sain ametikõrgendust ja siis ma väga lihtsustatult hakkasin koolitama neid samu inimesi, kes siis on kliendi toes. Ja väga tore meeskond oli, tõesti ülihead ülemused, hästi head kolleegid, hästi palju arenesin seal ja ühel hetkel lihtsalt, kuna tuli minu ellu see TikTok, tuli minu ellu see arusaam, et vau, et mul on tugevusi, mida ma pole veel näidanud maailmale tegelikult. Siis ma sain aru, et tegelikult tuleb kuulata südame häält. Et see on kogu aeg klišee, et tee seda, mida sa armastad ja siis kõik loksub paika. Ja tegelikult ongi lõppkokkuvõttes nii. Ja mina lihtsalt ei julgenud riskida, olgem ausad. Pole pikalt tegelikult julgenud riskida. Kõik see süke, et ma lähen ülikooli ja kõik see oli ka süke, et enam-vähem nii-öelda jutumärkides, et vanemad käskisid, on ju. Ja. Et tegelikult nad ei käski mitte midagi, aga mul oli sees süke, et ma ei taha kuidagi riskida väga, on ju. Ja nüüd mina ütleks küll, et see Boltist äratulek oli üks esimesi suuri riske, mida ma tegin. Ja millega ma olen väga rahul. Et ütleme, miks ma veel ära tulin, ma lisan siia juurde, oli ka see, et ma lihtsalt tundsin, et nagu ma saan kontoritööle alati tagasi minna. Et mul ei ole selle töö, nende inimeste vastu kohe kindlasti mitte midagi, see oli meeletult lahe kollektiiv. Aga ma tundsin, et praegu on aeg selle jaoks, et pigem ikkagi astuda samm, proovida. Jällegi, eks ole, öelda jah mingile uuele asjale. Ja siis ma nagu selle otsuse vastu võtsin ja see oli siuke isegi pisaraid täis siuke kohtumine minu ülemusega siis. Siis kui sa ütlesid. Siis kui ma ütlesin talle ja tema ütles, et et räägime siis, kuidas nädal läks ja siis ma ütlesin tead, et ja Leena oli ta nimelt Leena, et mul on sulle midagi öelda. Ja siis me rääkisime, eks ole sellest, et samamoodi miks ma ära tahan minna ja kõik see. Et aga väga tore sõnum oli tema poolt ka, ta ütles, et Andres, ma tahan, et sa oleksid õnnelik. Ja mul pole vahet, kas see on Bolti sees või Boltist väljas. Ja see oli minu jaoks tõesti, et nagu ja ma kujutan ette, et andis selles mõttes hoogu juurde ka, et sellise otsuse vastuvõtmine ei ole ju sugugi lihtne. Mis sa võib-olla nendele vaatajatele ütleksid, kellel on just parasjagu see etapp elus, võib-olla nad on valinud juba mingi eriala näiteks ja nad on aru saanud, et see ikka ei ole minu teema, et see hirm selle nagu suunavahetuse ees. Mis sa nagu neile nõuandeks ütleksid? No ma arvan, kõige tähtsam küsimus on miks. Nagu miks näiteks sa tahad, sulle ei meeldi, miks sulle ei meeldi, sa tahad vahetada, miks sa tahad vahetada. Kas on sellepärast, et
näiteks sa läksid õppima mingit psühholoogiat või kunstiajalugu ja nüüd sa kardad, et su sõbrad arvavad, et sa oled luuser, kuna sa ei õpi IT-d või mingit ärindust, on ju. On see või on see mingi vanematega seotud või on see su enda mingi sihuke insecurity, on ju. Et noh, minul on nagu väga raske öelda mingit sihukest üldist tõde, mulle üldse väga ei meeldi kuidagi õpetada inimesi, et igaüks nagu teab seda ise. Üks asi, mis ma arvan väga aitab, on ikkagi rahaline tarkus. Miks ma selle sisse toon, on see, et kui sul on näiteks säästetud mingi raha või noh, kas või sa võid ju laenata absoluutselt vanematelt, see ei pea mingi tabu olema, on ju. Aga et kui sul on sihuke rahaline kindlus, et sa võid teha mingi sammu, mis sinu jaoks on võib-olla sihuke risk, et sa mõtled, mis nüüd saab äkki, on ju. Et siis on seda tegelikult palju lihtsam teha, kui siis, kui ma oleksin lihtsalt, eks ole, sihuke kodutu vend ja olen mingi, et noh, et ma ei tea, vaatame, on ju. Et see on kindlasti võib-olla üks soovitus inimestele, et säästa raha, koguda raha just näiteks selliste riskide võtmise hetkedeks. Just, mulle meeldib, et sa selle sisse tõid, sest tihti võib-olla ka noore inimesena, isegi kui sa kuskil tööl käid, siis on ka see kiusatus see raha kohe niimoodi käiku lasta, on ju, mis on ka täiesti okei, aga just see sama mõte, et vahel sa isegi ei tea veel, mis see olukord on, kus sul võib sellest mingist säästupuhvrist tegelikult abi olla, on ju. Nii et tegelikult mul on väga, väga hea meel, et sa selle teema siia sisse tõid. Lõpetuseks korraks veel ka sisuloome teemadel, enne kui me siis kuule küsimuste juurde läheme. Kui kerge või raske on sinu jaoks olnud see täiskäigu sisuloo ja teekond üldse? No eks sa tead seda ise ilmselt paremini kui mina. Ma olen siin ikka sihuke amatöör veel. Aga kuidas sinu jaoks on olnud see olukord? Päris tore. Tõesti on olnud tore. Hästi tore on olnud nagu jällegi inimesed. Inimestega kohtuda, see saagutasid podcasti ja kõik mingid võimalused, särgid on ju. Ja samal ajal on olnud kindlasti ka keeruline. Minu jaoks, sest et nagu ma mainisin, organiseerida mulle ei meeldi. Ma olen üpris kaootiline ja ilmselgelt olla nagu ise endale nii-öelda tööandja või nii-öelda proovida hakkama saada sisuloojana, sul on vaja mingit süsteemi, mingit algelist kas või. Ja on see siis nii-öelda, et mis video ma postitan või mis meilid ma saadan või mis pakkumised ma kirjutan, mis iganes on ju. Et see on olnud päris keeruline, pluss on sinna juurde tulnud ka see, et mul on tõesti hetki ilmselt nagu ka sul, kus ma lihtsalt istun kodus ja mõtlen, et ma ei oska, ma olen noob, mida ma teen, miks mul kontoritööd ei ole, et sellised küsimused on ju. Ja et tulevad ikka sellised raskemad päevad ka ette, aga üleüldiselt suures pildis on kõik olnud ikkagi väga-väga lahe. Ma arvan, et see ei ole ka nagu ainult sisuloojatele spetsiifiline see tunne iga mõne tagant, et mida ma teen või et eriti kui sa võib-olla otsustad nii-öelda selles traditsiooniliselt teed nagu kõrvale kalduda või ma ei tea, peale ülikooli ei lähe oma erialasele tööle, alustad mingi oma ettevõttega. Et see minu meelest nagu käib selle protsessiga kaasas, see ongi lihtsalt paratamatu osa, et vahel peab siuke tunne olema, et mida ma teen ja siis ma iseendal ütlen ka alati sel hetkel, et kui sa ei teeks või et sa peadki ennast nii tundma, sest ainult siis sa teed midagi uut ja midagi ägedat. Et alati ma toon selle nagu kontrasti ise endale, et isegi kui on väga ebakindel olla, kõik tulevik tundub vahel udune, siis kas ma oleksin hea meelega kuskil, ma ei tea, kirjutav ajakirjanik, tõenäoliselt mitte, on ju. Ja pluss nagu mul on hea meel, et sa selle inimeste teema ka välja tõid, et ükskõik mis rada pidi sa peale ülikooli või gümnaasiumiga ei läheks, enda nende nii-öelda liigikaaslaste leidmine on see ka, mis minu meelest alati aitab. Vot, meil on nüüd siin kuulaja küsimused sulle, Andreas, kohe praegu kirja pandud. Esimene kõlab nii, et kui sa peaksid praegu mingisuguse eriala valima, mida õppida, siis mis see oleks ja miks? Väga hea küsimus ka, kes küsis. Kusjuures praegu ma arvan väga teemakohane, ma valiks mingi tehisintellekti. Ma tahaks proovida, nagu see on ilmselt ülikeeruline ja kõik see mingi coding osa ja see on nagu minu jaoks no-go. Aga ma mõtlen just siukest just seda nagu business poolt ilmselt ja seda, ja kuidas seda tehisintellektit nagu tänapäeval kasutatakse ja kuidas see arenenud on ja tulevikus veel areneb, et see on nagu asi, mis tegelikult on päris põnev praegu. See on siuke teemakohane ka, et ja see on huvitav, sest näiteks minu ajakirjanduse erialaga oli täpselt see asi, et enne kui tuli koroonakriis, siis sellest nagu võib-olla nii palju üldse ei räägitud ja siis, kui ajakirjanduse nagu osatähtsus kohe tõusis, siis järsku see oli ka põnevam eriala, mida õppida, sest sul ongi seal kohe mingid asjakohasemad näited. Ma mõtlen, kui sa tahaksid tehisintellekti õppida, mis need ongi mingid IT-erialad või ma isegi ei kujuta ette. Ilmselt on. Õpime eriala tehisintellekti. Ma arvan, et see on päris lahe idee.
meil on järgmine küsimus kõlab nii, et kuidas olla kindel selles, et valitud eriala on mulle ka õige valik? No nüüd on küsimus, kas õige valik praeguses hetkes või õige valik nii-öelda selle mõttega, et kas ma saan hea töö tulevikus, on ju. Ma niipidi mõelnudki, ma mõtlesin, et õige valik nagu üleüldse universaalselt, et kas see sobib mulle kui inimesele. Okei, niipidi jah. Võib igatepidi vaadata selle mõttes. No aga lõppkokkuvõttes ongi see, et nagu Steve Jobs ikka ütles, et neid punkte me saame, eks ole, ühendada ainult tagasi vaadates. Et noh, et sul on, sa ei saa nagu elada kahte elu paralleelselt. Et noh, et mis siis, kui ma võtaks selle tehisintellekti ja mis siis, kui ma oleks sisulooja samal ajal, on ju. Või mis iganes õpiks teist eriala, sa ei saa lihtsalt seda nagu nii-öelda kahte elu elada. Ja lõppkokkuvõttes sa ei teagi, tuleb lihtsalt proovida. No see kõlab nii kuidagi lihtsalt ja mõni võib-olla tunneb, et noh, et come on, Andres, et mis ei aita, on ju. Nagu, et ma tulin siia laivi vaatama, tahtsin abi saada, on ju. Aga noh, tegelikult on, et tuleb küsida, võtta lihtsalt leht, paberileht on ju, hakka kirjutama küsimusi just miks on ju. Et miks see mulle meeldib, miks ei meeldi, mis on alternatiivid ja kindlasti ka nagu inimeste jälgimine, kes on inspiratsioon, on siis Eestis või välismaal on ju. Et mida nemad läbi käisid on ju. Ja ma arvan, et nende palju tekib neid samu küsimusi, et kuidas olla kindel, et see või kuidas ma ikka täpselt tean ja mulle meeldis, et ka sinu vastuses kõlas see, et ega sa täpselt ei teagi selles mõttes, et minule ka võib-olla aitas kõige rohkem just see sama loogika, et mis nagu praegusel hetkel minu jaoks kõige loogilisem tundub. Ja tegelikult on see, et sa ei tea, kuhu see sind välja viib. Absoluutselt. Kui ma poleks ajakirjandust õppima läinud, ma poleks täna siin ka, ma asjaks elu sees mingisuguse laivi juhtimisega hakkama, nalja teete või. Nii et see on täpselt see punktide ühendamise teema, see on päris hea metafoor, mida siinkohal kasutada. No, vaata minna. No, ma läksin hiina keelt õppima Saksamaal, on ju. Et siis võib öelda, et kui ma poleks läinud seda õppima, võib-olla ma istuks täna siin, on ju. Ja. Kuigi ma ei tööta igapäevaselt praegu hiina keele erialal kuidagi. Et see ongi, et sa kunagi ei tea. Chain reaction. See oli inglis keeles. Ja see oli see, mis me ütlesime seal, minu saates oli ka palju sellest juttu, et see on nagu mingi mis eesti keeles on? Ahelreaktsioon on ja, et isegi kui see eriala või need teadmised sa ei rakenda nii, nagu need on mõeldud, et peaks neid rakendama, siis sealt võib täiesti midagi uut sündida. Nii et minu meelest kogu nagu selle teema lõpetuseks võibki ka nagu öelda seda, et tegelikult lõpuks väga ei ole vahet. Okei, kui sa tahad arstiks saada, jah, sa pead minema arsti õppima, aga üldiselt nagu enamike erialade puhul sa ei tea, kuidas isegi võib sind rikastada või mis uusi teadmisi võib sulle tuua. Meil on viimane kuulaja küsimus, kes on sinu suurimad eeskujud olnud muusikalise komöödia / stand-upi kategoorias? Hea küsimus. Ma avastasin hiljuti Morgan J on siuke inimene, ilmselt keegi ei tea teda. On vist usakas ja tema teeb musical comedy't, teda ma olen jälginud, aga üpris lühikest aega. Ütleme, stand-up koomikutena ma vaatan hullult üles Conan O'Brienile, kes on siis USA's oli saatejuht ja nüüd teeb podcasti ja et tema on üks selliseid, kes teeb sellist kuidagi intelligentset, ta on ise hästi intelligentne inimene ja siis teeb sellist idiootset huumorit, et seal võib muidugi küsida, et Andres, et kas sa kuidagi üritad olla nagu tema, aga ei, ma ei ole intelligentne, nii et sinna ei saa ennast kategoriseerida, aga jah, ma arvan, et tema ja Eestis on ju ka absoluutselt näiteks Ann Vaida on väga lahe stand-up koomik, on ju Ari-Mati Mustonen niikuinii ja. Et seal see nimekiri on tegelikult väga pikk. Vot. No ühesõnaga, suur aitäh sulle, et sa tulid sel teemal minuga vestlema. Meil on ka Teevida poolt väikene kingitus sulle. See on päris äge kinkekapakk, nii et palun aitäh, et sa leidsid aega, et tulla meiega jutustama. Sinuga on alati rõõm juttu vesta ja aitäh, et sa liiga palju nalja ka ei teinud, sellepärast et ma alati muutun natuke närviliseks, et pärast ma ei oska sama naljakas vastu olla. Hirmus raske oli. Aga sinuga oli väga tore, nii et suur aitäh sulle. Samad sõnad.